Klassid RS Feva, 49er ja F18 võistlevad pühapäeva lõunani. Kõikide klasside sõitudes stardivad kõik alused koos. Esimesed 3 kvalifitseeruvad otse finaali ja 4. kuni 10. koha purjetajad poolfinaali. 4. finaalis osalejaks saab poolfinaali võitja. Finaalsõidus selgub regati esikolmik. Finaalsõitudes on stardi- ja finišiliin 2 poi vahel. Purjetatakse vastutuule allatuule rajal 2 või 3 ringi. Ma arvan, et võitu sellest me keskendusime rohkem suurimatele konkurentidele ehk siis venelastele ja teisi nii väga ei jälginud. Ja siis sõitsime nendega koos tuule järgi ja meil oli parem kiirus. Meil oli kiirus parem ja siis sealt oli võit. Aga muidugi ütleks, et nagu tegelikult on vene poisid seda võitu väärt. Nad vist võitsid põhimõtteliselt kõik sõidud ära peale viimase regati jooksul nüüd. Seekord tuli võit meie aeda. Koht on väga hea tegelikult siin sõitmiseks, sellepärast et siin ei ole niisugust nagu tuulevaikseid kohti ja see on nii hea, sellepärast et siin on kogu aeg niisugune ühtlane tuul ja konkurendid olid ka see aasta kõvemad kui eelmine aasta. Esikolmik oli väga võrdne ja siis tuli 4 enda kohtadega suurema sisse. Tuul on keerutav, eriline see kaldajoon mõjutab hästi palju seda paikset tuult siin. Korraldamine on väga hea, käib nagu kellavärk. Ja no, võistlus on kurb, et see lihtsalt osad pidid väina minema. Sellest on kahju, et oleks nüüd olnud ägedam. Mõned päevad oli ilus võistlus, saime ikka selja märjaks. Hästi tore, eriti eelne päev, kui näiteks võinud konstrueerida. Aga koht on suurepärane ja tahaks kutsuda muidugi lapsi katamaraani purjetama ka. Meil on siin üks ilus uus Makra 15. Olge aktiivsed lapsed, tulge katamaraani purjetama. Võistluse tingimused on siin küllalt head. Sadam on täiesti kaasaegne, kasvab ja ruumi on piisavalt.
Ja teine asi on veel see, et vanad need akvatooriumid, kus Tallinnas võisteldakse, on nagu tuntud ja teada, kuidas tuuled on, kuidas seaduspärasused. Aga siin on täitsa uus olukord, suhteliselt vähe segavaid faktoreid. Nii et ma arvan, et see hakkab päris suurt kasutust leidma. Lisaks muidugi see, et Pirita sadamad on ammu täis ja Vanalinna sadam on sama. Et Tallinnas on tarvis rohkem sadamaid, nii et see on igati positiivne nähtus, et Kakumäe hääven siia tekkis.